Tere tulemast taas naisprohveti ja kohtumõistja Debora elu vaatlusele. Ja seekord süvenema tema kuulsasse kiidulaulu, mille ta lõi pärast suurt võitu vaenlaste üle. Sa leiad selle kohtumõistjate raamatus 5. peatükis esimesed 13 salmi ja ma loen selle praegu ka ette. Ja Debora ning Barak, Abinoami poeg, laulsid tol korral nõnda, et lakad lehvisid Iisraelis, et rahvas oli võitlusvalmis, selle eest kiitke Issandat. Kuulge, kuningad, pange tähele, vürstid, ma laulan Issandale, mängin Issandale, Iisraeli Jumalale. Issand, kui sa läksid välja Seirist, kui sa astusid esile Eedomi väljadelt, siis värises maa, taevadki tilkusid, pilved piserdasid vett. Mäed kõikusid Issanda ees, see Siinai Issanda Iisraeli Jumala ees. Samgari Anati poja päevil, Jaeli päevil olid teed tühjad ja rändurid käisid kaudseid teid. Iisraelis lakkasid olemast põldurid, lakkasid, kuni tõusin mina, Debora, tõusin kui Iisraeli ema. Kui uusi jumalaid valiti, siis oli sõda väravas. Kas nähti kilpi või piiki Iisrael 40 000. Minu süda kuulub Iisraeli käsuandjaile, võitlusvalmitele rahva hulgas, kiitke Issandat. Võikudel, emaeeslitel, ratsutajad, vaipadel istujad ja teekäijad, laulge sellest. Laulge õiske hääli veeammutuspaikades, seal ülistatakse Issanda õiglust, tema põldurite õiget panust Iisraelis, siis kui Issanda rahvas läks alla väravaisse. Virgu, virgu Debora, virgu laula laulu. Tõuse Barak, võta tagasi oma vangid, Abinoami poeg. Tol korral läks jääk alla vägevate juurde. Issanda rahvas tuli kangelastena alla mu juurde. Aamen. Alustame kontekstist ja küsime, milline oli Iisraeli elu enne seda suurt võitu. Salmid 6 ja 7 maalivad üsna sünge pildi. Seal öeldakse, et teed olid tühjad ja rändurid käisid kaudseid teid ning lakkasid olemast põldurid. Niisiis oli aeg, kus keegi ei julenud enam avalikult liikuda. Selleks, et sõpru külastada või kaubitseda, seda tehti siis salaja, mööda kõrvalisi radu liikudes. Sõda oli jõudnud isegi linna väravateni, aga rahvas oli relvitu. 40 000 mehe peale ei nähtud kilpi ega piiki. Kui küsiksime, miks see nii oli, siis salm 8 annab ka vastuse. Uusi jumalaid valiti. Rahvas oli vaimselt alla käinud, otsiti uusi ideaale ja võõraid jumalaid. No selle koha peal peaksime küsima, et millised on siis need meie aja uued jumalad. Edukas karjäär ja pidev eneseoptimeerimine, millega kaasneb sotsiaalne heakskiit, kuid samas ka ärevus. Kas ma olen ikka piisavalt hea? Sul võib olla 1000 digitaalset sõpra, kuid tegelikult oled ikkagi üksi. Nii see on. Tõelist jumalat omamata kaob elust turvalisus ja hingerahu. Kuid siis toimub muutus. Jumal ei jätnud oma rahvast, ta kummardus nende üle, et neid aidata. Salm 7 ütleb, kuni tõusin mina, Debora, tõusin kui Iisraeli ema. Debora ei nimeta end valitsejaks ega väejuhiks, vaid emaks. See viitab hoolikale ja teenivale juhtimisele, mitte niivõrd võimu autoriteedile. Tema usujulged üleskutsed süütasid rahvas uuesti võitlusvaimu. Ja nüüd tuleb selle kiituslaulu kõige huvitavam koht.
et lakad lehvisid Iisraelis, et rahvas oli võitlusvalmis, selle eest kiitke Issandat. Mida see tähendab? Pikad juuksed ehk lakad olid nasiiride tunnuseks. Nasiirid olid inimesed, kes olid end täielikult Jumalale pühendanud. Pikad juuksed sümboliseerisid alistumist ja ohvrit. Sõnum on siin selge. Võit tuli siis, kui leidus küllaldaselt pühendunud võitlejaid. Neid ei sunnitud propagandaga ega käskudega. Juhtide eeskuju ja rahva vabatahtlik pühendumus olid need, mis tõid rahva lahinguväljale. See oli rahva spontaanne reaktsioon Jumala kutsele. Debora ja Barak ei laula seda laulu rahu ajal, vaid siin on öeldud tol ajal. See on vahetult peale Jumala sekkumist. Laulul on meie usuelus tõesti väga tähtis koht. Too muistne maailmgi ei tundnud kaunimat võidupärga kui laul. Salm 11 on imeline pilt. Laulge õiske hääli veeammutuspaikades. Veeammutuspaigad olid kohad, kus saadi kosutust. Vaimulikus mõttes on see pilt Jumala sõna juures viibimisest. Seal, kus varem valitses hirm, lauldakse nüüd Issanda õiglusest ja tegudest. Veeammutuspaigad on ühtlasi uue innukuse ja pühendumise paigad. Kõik see algab aga isiklikust ärkamisest. Salm 12 ütleb: virgu, virgu Debora, virgu, virgu laula laulu. Kõigepealt virgub Debora ise ja siis Barak, siis kogu rahvas. See puudutab meid kõiki. Kõigepealt tuleb ise virguda, nii-öelda ärgata, siis teisi virgutada, kuni pühendunud rahvalakad taas hakkavad lehvima. Mida me võiksime siis Debora laulust täna kaasa võtta? Esiteks, tunnista oma olukorda. Kui su teed on tühjad ja elus valitseb hirm, võib olla põhjuseks see, et oled valinud nii-öelda uued Jumala ehk valed prioriteedid. Aga Jumal ootab, et me tuleksime tema ette nii-öelda virgunult lehvivate lakkadega. See tähendab mitte sunniviisiliselt, vaid täieliku pühendumisega. Ja kui Jumal siis midagi teeb, siis on tänu ja laul loomulikult vastused. Laul on elav usu tunnus. Ja lõpuks ära oota, et teised ärkaksid ja sind nii-öelda käivitaksid. Ütle endale nagu Debora: virgu, virgu ja hakka Issandale laulma. Debora laul on meile meeldetuletuseks, et võit ei sõltu strateegiatest ega inimeste hulgast, vaid sellest, kuidas me Jumalale toetume ja tema tõotustele siira südamega oma elus vastuse anname. Ära lase siis ennast uutest jumalatest lähtuval hirmul ja uskmatusel tühjadele radadele tõrjuda, vaid astu koos muistse Deboraga lahinguväljale, et lõpuks laulda kiitluslaulu. Järgmine kord vaatame seda kiitluslaulu veel edasi, aga seniks, hea sõber, kohtumiseni.